Olete tulnud kuulama Sindi Gümnaasiumi podcast esimest osa. Mina olen Ingela. Mina olen Laura. Ja mina olen Kärt. Mina olen siis selle podcasti käivitaja ja ka siis ühtlasi Sindi Gümnaasiumi sotsiaalainete õpetaja. Aga äkki räägi meile siis natukene endast, et kuidas jõudsid sina Sindi Gümnaasiumisse ja täna meiega siia? Tegelikult oli asi väga lihtne, et ma olen siin koolis käinud põhikoolis ja siis ma läksin Pärnu Ühisgümnaasiumisse, kus ma läksin edasi ülikooli ja sealt ma siis õppisin filosoofiat ja ajalugu. Ja peale seda siis ma nägin, et siin otsitakse ajalooõpetajat. Ma mõtlesin, et okei, ma kandideerin. Ja mul oli ka väike praktika olemas, kus ma siis ühises olen andnud filosoofiat ja religiooni. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, et ma pakun ka selle välja, et äkki saan siin neid valikaineid samamoodi anda. Ja kuna neile meeldis see mõte, siis ma tulin siia. Aga no lisaks sellele ma annan ka meediat, mis tõttu siis, kui ma tutvustasin teile erinevaid meediavaldkondi, siis leidsin, et tegelikult siin koolis on veel vaja mingisuguseid meediaasju teha. Ja seetõttu istun mina täna ka siin. Ja tegelikult teie andsite mulle selle hea võimaluse, et võtsite mind oma uurimistöö juhendajaks, et mis tõttu me saame podcasti luua. Aga siit on mulle teile küsimus, et kuidas teil see mõte tuli, et võiks podcast meie koolis olla ja kuidas see uurimistöö üldse tuli? No päris algne idee tegelikult ju tuligi sinu tunnist eelmine aasta, et kus me käsitlesime seda podcastide teemat. Ja ma mõtlesin, et midagi vahvat võiks luua, aga kuna me tegime seda kevadel, siis ei olnud meil enam mingisugust aega, et eelmine aasta midagi ellu viia ja korraldama hakata. Aga ma ei visanud seda mõtet kordagi peast välja. Ja kui sügisel läks uurimistööde valimiseks, siis et mis me siis nüüd ära teeme ja siis ma võtsin kohe Ingelaga ühendust, et kas ta oleks nõus minuga midagi sellist tegema. Ja kuna Ingel oli nõus minuga sellist asja tegema, siis me otsustasimegi, et Kärt võiks olla õige juhendaja meile. Ja võtsime temaga ühendust, tema oli ka kohe nõus. Ja täna me nüüd siin oleme. Ja kui rääkidagi siis näiteks, kuidas me seda uurimustööd teostame, siis meie uurimustööl ongi siis 2 poolt, on see teoreetiline ja praktilise poolega me siis üritamegi käima saada seda podcasti, mida me hetkel siin filmime ja sellega anname ka siis nii-öelda võimaluse meediaringil sellega kõigega edasi minna. Et võib-olla Kärt räägib meile natuke lähemalt sellest meediaringist, mis meil koolis toimetamas on. Jaa, et meediaring on meil tegelikult koolis täitsa uutne asi, et see alustas oktoobris ja seni me oleme nii palju jõudnud, et me oleme ainult ühe koolilehe väljaande teinud. Aga tegelikult meil on mõtteid veelgi, mis teha, aga kuna meil kõikidel on väga kiire kogu aeg, siis see on pea võimatu. Aga just tänu ka sellele, et see podcasti teema oli meil ka kogu aeg õhus. Ja siis me mingi aeg mõtlesimegi, et kuna teie tulite, siis me mõtlesime, et okei, saame kohati nagu ära kasutada seda situatsiooni. Ja tegelikult mul on teiega hästi hea koostöö olnud ja meie meediaringil samamoodi. Et siis ma mõtlesingi, et okei, nüüd me jõuame siia, kus me hakkame podcasti tegema. Ja tegelikult meil lisaks sellele nüüd tuleb ka uus koolileht varsti. Ja lisaks ongi, et me üritame veel teha sotsiaalmeediat, aga sellega natuke on praegu veel raskusi, aga ma ise ennast lohutan sellega, et ma olen esimene aasta juhendaja, nad aktsepteerivad seda, et ma ise õpin, nemad õpivad, et tegelikult küll me nagu kõik koos saame et sellega ajaga tuleb ka kindlasti. Just täpselt, et nagu inimesed mõistavad ehk, et läheb veidi aega sellega. Aga palju neid liikmeid hetkel seal meediaringis on ja kas on nagu võimalik ka nendega nagu liituda? Jaa, et liituda saab alati, et meil on praegu 10. Et meil on hästi hea lehekujundaja, näiteks Hendrik, kes tõesti tegi meil väga ilusa lehe. Siis meil on vahvaid kirjutajaid, nagu näiteks Vanessa, ja meil on ka inimesi, kes kirjutavad teiste tekste näiteks ümber. Et Greta näiteks selline, kes alati tuleb vastu ja teeb midagi. Ja tegelikult meil on neid liikmeid väga erinevaid, aga tegelikult meil on ka vaja inimesi, kes hakkaks tegelema rohkem selle sotsiaalmeedia poolega, et meil oleks storiesi näiteks Instagramis või pannakse mingeid üritusi üles, et näiteks selline asi meil puudu veel ja rohkem ka inimesi, kes viitsiks organiseerida, et me saaks mingeid üritusi luua, et näiteks mu üks mõte oligi, et me saaks filmiõhtut tegema hakata, et oleks filmiõhtu, hiljem oleks arutelu, aga just jällegi see aja puudus meil kõigil, et seetõttu ei ole saanud teha, et oleks tore, kui oleks inimesed, kes nagu tuleks. Ja siis ongi, et kui keegi tahab alati lihtsalt tulla meie meediaringi, siis alati saab mulle lihtsalt kirjutada, et
tere, ma olen huvitatud, ma olen selline, et selge, tule aga. Et nüüd, kui keegi kuulas ja või vaatas ja mõtles, et tahaks meediaringiga ühineda, siis alati ootame ja üldse ei pea järgmise sügiseni ootama sellega, kui Just. pikemalt on see mõte peas ringi käinud. Või... Ja et iga kell, suvel ma päris ei viitsi sellega tegeleda, aga jah, muidu üldiselt iga kell on oodatud kõik ja samamoodi ka, et kes tahab meil lehte kirjutada, aga ei taha meediaringis olla, täiesti okei on ka nagu see asi, et lihtsalt mingisugust arvamuslugu või midagi saata. Et siis ei pea otseselt ennast siduma mingisuguse ringiga või mingisuguse lisakohustusega, kui selle ees on hirm või... Just, et täiesti niisama või siis kas või keegi tahab podcasti rääkima tulla või mingi mõtteid avaldada podcastis on ka täiesti aktsepteeritav. Aga sellest podcastist rääkides ma mõtlesingi teid küsida, et kuidas teil üldse on kulgenud see tee siia, et mis te selleks ära olete teinud ja kuidas teie üldse teate sellest podcastist, et... Meie teekond, kui nüüd ausalt öelda, siis ütleks tõesti, et aega on alati, et... Jah, meil on kõik on siuke kujunenud siuke fraas, et aega on. Algul ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Kusjuures me isegi alguses mõtlesime, me paneme selle podcasti nimeks. Aega on. Sest ongi, et kõigepealt pead midagi kirjutama, aega on, et ja jõuame, et siis oleks vaja juba inimestega midagi kokku leppida. Ja. Aga nagu inimestel on ju eraelu ka. No aega on, küll me leiame selle aja nagu, aga õnneks meil on nagu see, et meil on koostöö nagu nii hästi sujunud, et meil tõesti aega on ja me jõuame. Jah, et isegi kui on viimane minut, siis me teeme ära. Et meil isegi nagu selles mõttes nagu südamerahu, et tehtud nii või saame. Ja meil on alati, et meil koostöö omavahel sujub ja see on hullult hea, et me teame, et alati saab tehtud, vahet ei ole kuidas või üle mille või mis on, mille arvelt me ohverdame siis seda aega, et tehtud me saame ja see on hullult hea. Aga miks te leiate, et see podcast üldse koolile nagu vajalik oleks, et miks te seda uurimistööd teete? No meie kui õpilaste silmis on podcast nagu noortepärane ja kaasaegne meediatarbimise viis, et nagu hästi populaarsust kogunud ja päris äge on nagu näha, kui koolil on ka siuke asi. Samuti teistes koolides on ka olemas juba neid podcast, et ise ka kuulame, vaatame, jälgime ja et miks mitte tuua midagi uut, nagu täiesti teistsugust, mida varem ei ole olnud meil. Et see on kindlasti seni vist ongi meil ainult see SG Reporter ju olnud ja kunagi hästi ammu oli ka koolileht, ma mäletan. Aga rohkem meil ju nagu polegi. Et mina leian ka, et miks ma olin nõus teie juhendaja olema, oligi see, et ma leian, et meil on küll SG Reporter, aga samas seal on ka, et seal on enamasti ainult klipid ja üritused, aga me ei õpi tundma nagu õpilasi näiteks või me ei õpi tundma oma õpetajaid. Et me teame küll, et inimeseõpetuse õpetaja on ja inglise keele õpetaja on, aga me ei tea otseselt nagu tema, ma ei tea, kas just privaatelu, aga ongi, et me ei tea tema isiksust. Et üks asi on muidugi see isiksus, kes on õpetaja. Kes ta on õpetaja. Just, ja teine on see teine pool. Et ma leian, et tegelikult see nagu on meelelahutuslik ja samamoodi ka harib meile kõigile. Ja seetõttu ma olingi, et okei, see on hea mõte, et seda podcasti teha tahate, et see on mulle ka hästi motiveeriv, sest mina ka neid kuulan ainult enamikast podcast'e. Et autosse lähen, mul hakkab kohe podcast mängima ja ma kuulan ka väga erinevaid, olenevalt teemast ja olenevalt keelest. Aga jah, ma saan täiesti aru, miks te seda nagu teha tahate. Aga kui me nüüd saame selle podcasti nii-öelda käima, siis mis on nagu sinu ootused või eesmärgid? Ma arvan, et mu põhieesmärk ongi see, et me saaksime tundma õppida oma koolipere, et see minu jaoks endiselt nagu väga oluline. Ja lisaks ka see, et me saaksime midagi pakkuda inimestele, et isegi kes on meil väljaspool kooli, et avavad meie YouTube'i, näevad seda podcasti ja võib-olla neid hakkab huvitama, mis siin on. Võib-olla sõna levib ja äkki tuleb meile ka inimesi rohkem kooli, kes huvitab samamoodi näiteks meedia ja siis nad tulevad ja teevad meil ka veel midagi siin ära. Aga sellega ongi see, et esiteks mul on vaja, et inimesed kuulaks, et meil oleks toredad saatejuhid, et meil oleks head teemad, mida käsitleda. Ja pikas perspektiivis ma ikka loodan, et see jääb nagu tööle, et isegi kui ma peaks kunagi koolist lahkuma või mis iganes juhtuma, siis ma näen, et podcast ikka käib, et midagi, mida mina olen nagu loonud ja see ikka töötab. Ja ma arvan, et see tekitab mulle nagu väga palju rõõmu, et näha, et miski, mis on nagu enese loodud, nagu te mulle ka
väljaspool kaamerat ütlesite podcast'i ema, et see on tegelikult väga armas tiitel, mis mulle nagu väga meeldis. Just. Et Ma- tegelikult jah, võiks küll jääda ja nagu jäädavalt midagi luua ja ka edaspidi, et kui meie lõpetame või jah. Just, et mul on ka see mõte, et isegi kui teie ei saa olla näiteks saatejuhid, siis ma näen, et kas või isegi põhikoolist lapsed tulevad ja räägivad, et ükskõik mis teemal, kas või ma ei tea, videomängudest või räägivad mingisugusest turniirist või spordialast, ma ei tea, lemmikmuusikutest, kutsuvad ise mingi muusiku külla, et lisaks ka, et näiteks vilistlaseks siin käiksid, et saaksime rohkem teada, mis vilistlased on teinud, kuidas ja võib-olla see motiveerib meie gümnasiste, et okei, ma praegu küll istun siin ja võib-olla see 9 tundi päevas ei mängi välja, aga tegelikult võib-olla tulevikus on see kuidagi kasulikuks tulnud. Et ma leian, et see on ka võib-olla hea. ja mina lisaks juurde, et kui nagu uurimustööd veel siia juttu sisse tuua, et siis kui tundub algul, et see praktiline pool on jube vinge, et äkki see teooria on igav, siis tegelikult selles teoorias me ka nagu tegime selle uurimuse, mis ka nagu tegime uurimuse ja sealt on ka nagu väga hea näha seda kõike tagasisidet ja seda nagu koostöötahet, et nagu inimesed ja õpilased ja üldse koolipere annab siis nagu oma seda tagasisidet ja ideid ja annab hoogu juurde, et me ju teeme seda koolile ja kõik koos, et ei ole ainult keegi kindel, kes teeb. Ja sest kui ma isegi analüüsisin teie neid vastuseid, siis ma nägin, et väga paljud tahavad koolis podcasti, mis oli minu jaoks jällegi väga selline motiveeriv. Muidugi me ei tea, millisel viisil nad seda tahavad, aga jällegi õpitav asi, mis me õpime läbi aja, et mis rahvale rohkem meeldib, mis kujundus meeldib, võib-olla üldse mingi stiil on teistsugune. Et jällegi, et see on, teie need vastused andsid hästi palju motivatsiooni ja ma arvan, et võib-olla isegi oli kohati üllatavad, et ei teadnud, et koolis nii paljud neid podcast'e nagu kuulavad. Et ma tean, et see on küll popp asi, aga ma ei eeldanud üldse, et nii populaarne on. Ja kindlasti see ka, et õpilased, kelle seas meie siis selle küsimustiku läbi viisime, nagu vastasid nagu nii hoolega ja päriselt ootavad seda, et see on ka kindlasti hästi motiveeriv ja me nüüd nagu päriselt tegime või üritame teha midagi, mis võiks meeldida. Aga kui ise te gümnaasiumis käite, et mis teemasid teie ootate, et räägitakse podcastis? Minule isiklikult meeldivad väga saatekülalised. Polegi vahet, kes peas, et igalt inimeselt on midagi õppida. Ja see on nagu mind isiklikult väga huvitaks. Jaa. Või siis ongi mingid oma teemad, mis nagu huvitavad ja siis kuulad ja vaatad, et ei teagi. Ja kindlasti see kellelgi on kindlasti kellelgi on kindlasti mingid spordialad ja nagu Kärt juba välja tõi, et kõigil on oma ja et räägitakse erinevatest asjadest, just see oleks nagu oluline, mitte et kogu aeg on ühte samamoodi nämmutamine. Ja, et mina ka täiesti olen sellega nõus, et saatekülalised on hästi oluline, et kui ehkki tegelikult on ju podcast'i, kus ainult terve 2 külalist on või 2 külalist, 2 saatejuhti, kes siis räägivad terve aeg, aga on ikka huvitav. Et jällegi see oleneb sellest formaadist, aga samal ajal ma leian, et kooli kontekstis on ikkagi väga oluline, et meil oleks väga erinev nagu teemad, et mis käsitlekski võib-olla samal ajal ongi mingit sporti, hügieeni, vaimset tervist, unerežiime, et kõik asjad on ju, mis on olulised ja mis vajavad tegelikult välja toomist. Jah, sihukest mitmekesisust just. Et jah, meil koolis ju räägitakse muidugi nendest asjadest, aga samas, et mida rohkem, seda uhkem ja need on sihukesed teemad ka, et millest tuleb rääkida. Just, ma leian täpselt sama. Aga kui rääkida tulevikuplaanidest, siis millised on ootused just selle podcasti näiteks ilmumise osas ja Ideaalis ma tahaks, et see kuus vähemalt 2 korda ilmuks, et alguses see tundub tegelikult palju, aga samas ma arvan, et kui see asi reaalselt tööle saab ja inimesed näevad, et see on huvitav kontekst, siis nad hakkavad järjest rohkem ise tahtma ja seda ma loodan ka, et tekibki see, et on näiteks põhikooliõpilased, kes tahavad mingit huvitavat teemat arutleda ja jällegi, kui on erinevaid mõtteid, siis jälle meie kooli meediaringi
meilile kirjutada, et selle leiab siis kodulehelt ka, et ei ole lihtsalt see, et nüüd keegi astub siia ruumi ja ütleb, et mina tahan täna teha podcasti osa, et ikka sihukest asja peab meiega nagu läbi arvutlema. Ja seda ma loodangi, et aga kui me näeme, et see 2 korda kuus on ikka palju, et siis kord kuus vähemalt, et see on nagu minu ideaal. Et ei oleks see, et me teeme täna ära ja siis suve lõpus keegi ütleb, et sügisest võiks jälle uuesti alustada. Et vahepeal on see paus, mida ja siis kõik on juba ära unustatud, meil üldse podcast oli, et võiks nagu ikkagi meelde tuletada. Ja samas ongi, et kohati loodan, et see on selline reklaam ka meile, et inimesed vaatavad, et teemegi mingi selliseid vahvaid asju ja tahaks siia kooli tulla. Ja nagu te ise ka mainisite, meil on erinevad valikaineid, et seda saab ju siduda ka samamoodi meediaainega siis. Et minu ootused ongi just see, et see asi lihtsalt püsima jääks ja need teemad oleks huvitavad. Et kui ma lähengi autosse, siis selle asemel, et panen mingi suvalise podcasti, olen, et mu õpilased on pannud täna uue osa, ma kuulan pigem seda, et kuulate jälle siis, mida oma koolipere siis rääkinud on. Ja just. Ja kindlasti õpetajad on ka oodatud, et rääkima kas või oma valikainetest või millest iganes, et kui midagi tundub, et vajab jagamist õpilastega. Et just ongi, et mingi aeg võiks olla selline eraldi osa täitsa, kus ongi erinevad valikaineõpetajad, kes siis kirjeldavadki, mis nad siis nagu õpetavad siin koolis. Ma leian, et meie kooli valikained on sellised, mida ei leia igast koolist. Et seetõttu on tore, kui meil oleks väga erinevaid inimesi ja muidugi ka inimesi väljaspool kooli. Et kui oleks võimalik, kes oleks ka juba vanateadlik podcasti inimene, kes on juba aastaid tegelenud sellega, või siis mõni vilistlane või siis inimesed, kes, näiteks ma tean, et kunagi meil oli see, et SK Reporteris ju olid, ma ei tea, näiteks Kaur-Erik Taukar käis siin, on ju. Ja intervjuuklipid. Jah, täpselt, et intervjuusid, et miks mitte seda sellises vormis teha. Ja et ma arvan, et see oleks ka päris tore. Jaa, kindlasti. Tulevik on helge. Loodetavasti. Väga helge. Ja, et aga kuidas see ongi, et kuidas õpilased ise ka jaksavad. Ma räägin, et me elame siukses kiires ajas, kõikidel on kiire kogu aeg, enesel on kiire kogu aeg, et jällegi asi jääb ajas ja ka tegijates, et kui meil ei ole piisavalt tegijaid, siis jällegi võib asi ära vajuda. Ja just. Et ongi, et alguses ei saa pidama ja pärast ei saa alguses vedama ja pärast ei saa pidama. Ja, et see võiks olla selle motivatsiooniga ja loogikaga. Aga kunagi ei tea, kuidas need meil olema hakkavad. Jah, just. Ja täna me teeme seda siin ise ka esimest korda. Ja ma kindlasti nagu julgustan tulema, sest et see on hirmus. See tekitab väga palju ärevist ja stressi. See ettevalmistus on tegelikult kordades suurem, kui te, ma arvan, ette oskate kujutada omale. Aga minu jaoks ongi nagu elu just mugavustsoonist välja astumine ehk eneseületus ja siuke, et sa pead nagu tegema midagi uut ka oma elus ja see annab nagu nii palju kogemust. Ongi. Et kindlasti katsetada, kui on nagu huvi. Ja, et tegelikult ma arvan, et ma olengi teie üle hästi uhke, et kui mina oleksin 11. klassis ja sellist asja tegema hakanud, ma arvan, ma oleks mingi terve aeg värisenud sellised. Aga kuna minul on kogemus klassi ees olemisega ja ka striimis olemisega, siis mul natuke on nagu sellest mingisugust kogemust. Aga ikkagi ma kujutan, et ehkki see pinge on ikkagi, et kuna kaamera töötab. Ja just see kaamera. Võib-olla kui me räägiks täiesti niisama, oleks see palju kergem, aga kuna sa tead, et siin on kaamera, et keegi inimetud jälgib sind, et see on ikkagi nagu väga pingerikas. Jutu lindistatakse. Ja lisaks ka see, et tegelikult selle ettevalmistusega ongi, et ma kohati leian, et võib-olla me valmistasimegi liiga ette, et meie olimegi see, et hästi pingsalt, et kui me alustasime seda mingi 5 korda uuesti, sest me olime kogu aeg lause läks valesti, siis lõpuks olime, et davai, paneme selle paberi ära ja aitab küll, et proovime lihtsalt niisama rääkida. Et võib-olla see ettevalmistusega ongi, et me peaks panema ainult mõned need põhiküsimused, mis tulevad välja ja lõpuks ongi, et sujuvalt rääkima lihtsalt, mis tuleb nagu. Täpselt. Nagu oleks siin ruumis siis 2, 3 või ükskõik kui palju siin inimesi siis oleks, et tunneks nagu mugavalt, sest muidu on et jälgid seda paberit ja mõtled, et kas sa nüüd rääkisid kõik ära ja kõik sa ütlesid õigesti ja just see teema, aga ma kindlasti julgustan nagu siukseid asju ette võtma. Ja kindlasti, et ma räägin, et see on minu jaoks nagu väga-väga lahe samm, mida teie teete.
et mina oleks küll väiksem, ei, ma ei taha. Aga just ongi see, et nagu ma enne ka välja tõin, et see on nagu kohvilaud siin, et me räägime lihtsalt kolmekesi, et koolielust või mis iganes, et seda ma leiangi, et kõik peaksid sellist asja nagu proovima. Ja juba selle hetkega me õppisime nii palju, et Jep, jah, et kogemus terveks eluks. reaalselt. järgmine osa tuleb lihtsam jälle võib-olla Jah. mingite Kindlasti. nippide võrra, et Ja see on täiesti loogiline, et praegu vaatad, et kõik vaatame mingi pinges ja meil ei tule see jutt üldse ladusalt ja see tegelikult see on normaalne, et see esimene osa, et me ei saagi eeldada, et me oskame kohe seda asja, et okei, me teeme ilusa kava, meil on peas kõik perfektne, siis me tuleme siia istume, me oleme nagu mis me räägime? Miks me siin oleme üldse täna? Kas meil oli alguses päriselt selline, et ei. ja nagu meil oli reaalselt, ma ei tea, kas te kaameras näete, aga meil on reaalselt mingid pikad tekstid, et okei, nüüd räägime seda, küsime seda. Aga tegelikult reaalsus ongi see, et paneme paberi kõrvale ja räägime lihtsalt, et see on palju parem. Ja see on ka soovitus järgmistele tegijatele, et tehke see kava, aga ärge liialt sellest nagu kinni võtke, et lihtsalt räägige. Kõik ei pea olema nagu punkt punktis kinni. Et Just. Jääb midagi rääkimata, siis jääb rääkimata, tuleb kuskilt mujalt, et see on täiesti okei. Ja see on ka täiesti okei, et ühest teemast järsku juhtub teine teema. See on inimlik rääkimine ka, et see on ju tegelikult ka podcasti mõte, et me lihtsalt suudaks nagu rääkida ja konteksti teha ja content'i teha. Et ma arvan, et see on hästi oluline. ja kuulaja punktist ka kindlasti. Jah, et ma leian ka. Ja sellega seoses, et me hakkamegi vaikselt ka lõpetama, me oleme ju endast juba tutvustanud, ma olen terve eluloo juba vaikselt ära rääkinud, aga sellegi poolest, et kas meil on midagi ka küsida vaatajatelt ja kuulajatelt? Ja ma arvan, et meie esimese saate küsimus võikski olla just see, et millised teemad just teid huvitaksid, et millest me võiksime rääkida ja millest Teised võiks rääkida. ja igasugune konstruktiivne tagasiside on ka avas ülioodatud. Ja, et kui te leiate, et midagi, ma ei tea, kohe üldse täna ei sobi siia. Aga samas nagu jääme selliseks ratsionaalseks, et see on ikkagi meie esimene osa ka, et ilmselgelt me ei oskagi olla nagu professionaalid ja võib-olla me ei vaata piisavalt kaamerasse või mis iganes, et samas arvestage ka sellega, et me oleme ka siin esimest korda. Just. Ja samas see ka, et podcasti mõte ongi, et me oleme siin pigem vabamad, et tuleb, mis tuleb. Just. Et võib-olla see, kuidas me siin räägime, ei ole otseselt nagu nii oluline, et oleks 100% ma ei tea, mul läks mõte ära. Tõene. Mitte tõene, ei valetama, me ei hakka siin. Aga ma tahtsin nagu öelda, et nagu õigekeelne või saad aru? Ja, ma enam-vähem mõistan nagu, et jah, aga mul on väga hea meel, et mind oma hambad vastus. Keset mida kõõks. Okei. Monteerijal on lihtsalt huvitav. Ma ei tea, saab väga lõbus olema. Jah. Nii, et tegelikult mul on väga hea meel, et te mind oma juhendajaks valisite. Ma väga tänan oma meediaringi, et nemad ikkagi mingit nagu osa ja selles mõttes, et neid huvitab see teema. Ja aitäh teile. Ja aitäh sulle, et sina täna olid nõus meiega siia tulema. Ja ongi vist lõpetuseks, et aitäh kuulamast. Jah, aitäh kuulamast. Ootame teie tagasisidet. Ja ootame teie vastuseid. Ja näeme siis järgmine kord. Ehkki ilmselt teiste inimestega näete, aga siiski üldvõttes näeme teine kord. Just, peatse kohtumiseni. Kui lõpu,